Tervitus kõigile, sa oled numeroloogia kanalil Numbrite keel ja kui sa esimest korda siia nüüd sattusid, siis soovitan väga sügavalt vaadata, väga palju huvitavat informatsiooni on erinevates videotes, aga meil on täna võrratult imekaunid naised ja väga eksklusiivne selline, kuidas ma ütlen, video tuleb täna, sest meil on Tiia ja Mirjam ja Tiia kirjutas mulle ja mina tead, Tiia, olen sind näinud Karmen Britsoni üritustel, nii et siis ma vaatasin sind suu ammuli alt ülesse. Nüüd me oleme täna sinuga lobisenud siin, kuule, pead tund aega, Mirjamiga ka. ja Mirjam on siis Tiia abiline tõlk. Ehk siis Tiia vastab, aga siis Mirjam tõlgib vahepeal seda. Ja esiteks siis see, et tere tulemast ja suur tänu, et sa kirjutasid mulle. Kes sa oled, Tiia? Ei opti Hei hopsti, minä nyt tiedä. minä olen Tiia Ja mä olenkin tiedä. ja ma olengi Tiia. Suurepärane vastus, nii lihtne. Mina tean sinust seda, et mina käisin sinu kodulehekülje peal ja kui ma nüüd ei eksi, kas kodulehekülg on Tiia Järvpõld, niimoodi täpselt ongi, eks ju? Näinpä eikö. Ilma täppideta. Ja pois. Järvpold. Okei okay. Järvpold ja 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 seal kusjuures oli väga super mõnus video, kus said praktiliselt sinust väga hea ülevaate. Ja seal on ka väga hea kirjeldus, kes sa oled, seal ma sain ka aru, et sa ei ole lihtsalt Tiia, vaid minu meelest sa oled, ma ei tea, kes sa oled aga igastahes naine, kes on nii julge ja me piilusime sinu numbritesse alles väga värskelt ja kui ma ei eksi, sa oled siis 3 lapse ema ja ja vanaema. ja Palju lapselapsi sul on? meni on. 4 + X arv. 4 + X arv. Ja. Sa oled ikka trikinaine, ma vaatan. Noh, kes see ikka teab, palju neid on? Te kõik õpitajad ja need kasutanud mind oma tädina on. Sest kõik mu abistajate lapsed võtavad ka mind oma tädina või mammana. Nüüd ma saan aru, mis sa räägid. Ja. Ja kõik on minu ja Ja kõik on minu lapsed. Ja täiesti saan aru. Sellepärast, et sellisel naisel nagu sina, kui me nüüd sukeldusime sinu numbrite maailma, siis mäletad, ma ütlesin sulle veel suure õhinusega, ma ütlesin, et sina oledki, Tiia, üks suur armastus. Ja sinu missioon ongi tulla jagama inimestega seda armastust, mida sa oled endas arendanud, sest su lapsepõlv ei ole arvatavasti olnud lihtne sellega toime tulla, aga mida suuremaks sa oled saanud, seda rohkem oled sa seda jaganudki välja. ja nii nagu ma ütlesin, sõna otseses mõttes, ma olen sind vaadanud alt ülesse. Siis, kui ma nägin, et aitäh Karmenile, kes sind ka sinna üritustele on kogu aeg kaasa toonud või siis sina oled seal just vastupidi käinud, et kuidas see on olnud. aga siiski mina tahan, et sina rohkem räägid, mis ma siin ikka mulisen. Et esiteks see, ma veel viitan sisse, et sinu edukuse kood on siis 525 ja 36. Ja nende numbrite baasil mäletad, ma vaatasin ka sünnikaarti, et sinul on ka väga tugevaid esoteerilisi andeid. Kui teie, kes olete pikemat aega olnud siin kanalil, siis Tiia sees on olemas täiesti need Harry Potteri võlukepikesed ehk siis lausa 2 × 18. Ja suguvõsa karma õppetunnis tuleb ka see välja, et sul on antud esoteerilised tajumisoskused, tunnetamise oskused, ridade vahelt lugemine ja kõik muud sellised. kuidas sa seda lapsepõlves oled tajunud? Mitte nüüd ma ei mõtle seda sinu füüsilist olemist, aga pigem seda, et kas sa oled tajunud, et siin elus on midagi veel muud kui see, kus sa praegu oled? jah, Jah, et kui ma väike olin, kui ma väike olin, siis ma mõtlesin.
ilmani tähteet alla kukkunud. siis ma mõtlesin, et ma olen ühe tähe pealt alla kukkunud. Aga ma ei julgenud seda kellelegi öelda, aga ma ei julgenud seda kellelegi öelda. et minna avandi ilmani idioot ka. Muidu arvatakse, et ma olen idioot kah. Enda painanud arvavad siiamaani, paljud arvavad siiamaani, et ma olen idioot. et ma olen idioot kah. Aga jah, lapsepõlve äge, aga jah, lapsepõlv oli äge. ma tegin kõike ma tegin kõike, ja lollusi ka lollusi ka. ja mitte panna ema ei uskunud, et mina olen teine taga. ja mitte ühegi sõbranna ema ei uskunud, et mina olen selle taga. Mina olin kogu aeg puhtaks. mina jäin kogu aeg puhtaks. sa oled selline nuustik olnud, jah? aga ega ma väga ei lollunud, ei õpetanud. ega ma väga lollusi ei õpetanudki. lihtsalt nagu lapsed ikka. lihtsalt nagu lapsed ikka. tihti mu käed on lapsena tunnet ikka. siis mu käed olid lapsena sõrmed rusikas. minna käib ime. minu ema käis minuga imearsti juures. või ma ei tea, mida käib. ma ei tea, kelle juures ta käis. aga ta on vana naine. aga ta oli vana naine. ma hakkan endale täit kartma. ma hakkasin teda päris kartma. ma ei olnud nii vana näinud. ma ei olnud nii vana veel näinudki. aga ta tegi mu kätele pai. aga ta tegi mu kätele pai. ja ema kui aidata teisi tehna päevapäeval sõnne lahti. ja ütles emale, et kui ma sain teda aidata, siis 7 päeva pärast on sõrmed lahti. mina loen iga hommik üks päev. mina loen iga hommik 1 päev. 2 päeva. 2 päeva. 3 päeva. 3 päeva. 6 päeva. 6 päeva. 7 päeva. 7 päeva. vaatan äkki on kõndis. vaatan ärgates oma sõrmi. ja tunnen lahti. ja sõrmed on lahti. ja siiamaani lahti. siiamaani on lahti. ja alati, kui ma teen, mõtlen, kannan nahk peal. ja alati, kui ma sellele mõtlen, on kanalahk peal. teen minu esimene kogemus, et midagi on siin maailmas veel. see oli minu esimene kogemus, et siin midagi on siin maailmas veel. kui vana sa olid siis? 6. 6. 6. ma kujutan ette, siis võiski hirmus olla sellised vanad naised või vaen on ju väga laps. aga vau, väga võrratu. aga jah. küsi. sa võid kõike küsida. kõike võin küsida, siis ma tegelikult no ikkagi füüsiline huvi ütleksin niimoodi, kuidas sa, vaata, sa oled ikkagi nõukogude aegne tüdruk, on ju.
et kuidas sa koolisüsteemis hakkama said, ütleme siis, ma ei tea, kas lasteaiast, noh, kool ikkagi, koolis sa ju käisid, eks ju? et kuidas seal siis Nõukogude ajal see, mul puudub kogemus, täiesti selline uudishimu, et äkki sa räägid sellest ka, et kuidas sa sinna sulandusid massi niinimetatud või oli sul mingi erikool, kus kohas sa käisid? ei olnud? lasteaeda mind ei võetud. aga meie põlvnemine väike meie pool oli väike lasteaed. kõik pannandunnid hommikul meie poole mänginud. kõik sõbrannad tulid hommikul meie poole mängima. et siis mängib on nendega käisime õues ja igal pool. siis me sõbrannadega käisime õues ja igal pool. mind oli ainuke, kes ei kõndida. mina olin ainuke, kes ei saanud kõndida. ja ma olin teinud veel oma uhkegi. ma olin selle üle omaette uhke. ma arvasin, et mina olin ainuke laps. ma arvasin, et mina olen ainuke laps, kes käia. kes käia ei saa. ma ei tundnud ennast teistmoodi. ma ei tundnud ennast teistmoodi. aga kooli ma läksin üheksa-aastaselt. aga kooli ma läksin 9-aastaselt. Eesti aastaselt nagu ei lubanud kooli minna. sest Eesti arstid nagu ei lubanud kooli minna. ma olin puudega ka. et ma olen vaimse puudega ka. kuigi mul on kõik selge. kuigi mul oli kõik selge. haldamine, mõtlemine, vene keele, vene keel ja aga siis musta mehe ma ei mäleta. aga siis Musta mere ääres või Moskvas, ma ei mäletagi. teine asi, mis toimub, et teada kohe kooli. siis vene arstid ütlesid, et mis toimub, Tiia on Tartu kohe kooli. ja no minna Tartu käima. ma pidin veel Tartus käima psühhiaatri juures. no tonni paika. ma panin psühhiaatri paika. ta andis mulle 4 kuupikut. ta andis mulle 4 kuubikut. ma nägin kohe töötanud õunake. ma nägin kohe ära, et sealt tuleb õunake. aga panin laua peale, mitte laua alla. aga ta pani laua peale, mitte laua alla. Ensin ma küsin, kas teil lahti ei olnud. siis ma küsisin, kas teil raskemat ülesannet ei ole. kus on palju keerukam kuubikud. et mul kodus on palju keerukamad kuubikud. ütle Mirjam enne seda veel uuesti, kas teil kas teil raskemat et kas teil raskemat ülesannet ei ole? nüüd ma saan aru ja see läks korraks kaduma, see üks sõna sul ja. ja teist olingi diakooni. siis oligi, et Tiia kohe kooli. ma käisin tavakooli ma käisin tavakoolis 2 korda nädalas. 2 korda nädalas. 3 päeva õppisin ise. 3 päeva õppisin ise. keegi ei õpetanud mind.
keegi ei õpetanud mind. mul ei olnud enda vaja mul ei olnud seda vaja. ja nii ma käin üksteist aastat. nii ma käisingi 11 aastat. vahetan tahtmine e-kooli panna. vahepeal taheti mind erikooli panna. Apteega, Haapsalu. aga ma ei tohi sinna ei sobinud sinna. teha. Mis teate, miks? ei, huvitav oli juba. mul on liiga raske puue mul on liiga raske puue. ja ma olin teine väga tänulik. ja ma olin selle üle väga tänulik. ma olen teiega eelnõu kogenud hoopis rohkem. ja ma sain ikka hoopis rohkem elukogemusi. ja ma olen natuke ülikooli käinud. siis ma olen natuke ülikoolis käinud. lõpuni natuke puutub. lõpus jäi natuke puudu. minu oma eelnõu keel. sest minu oma elu keeras ära. täiesti pea peale. täiesti pea peale. et ma ei teadnud, mis ma tegema pean. et ma ei teadnud, mis ma tegema pean. kas ma tahangi heinata? kas ma tahangi elada? mis sul juhtus, kui see saladus ei ole? ei olnud. ei ole. no abielu vägivaldselt. mu abielu muutus vägivaldseks. ja me läksime sõjaga lahku. ja me läksime sõjaga lahku. abielu algus oli imeline. abielu algus oli imeline. terve mu hinga mitte iial. seda ma ei kahetse mitte iial. ainuke, mis ma oma maailmas välja jätnud, ongi vägivald. ainuke, mis ma oma elust välja jätaksin, oligi vägivald. aga te õpetate mind tugevama. aga see õpetas mind tugevam olema. andestama. andestama. lihtsalt tänaseni jõudma. lihtsalt tänaseni jõudma. issand, sa praegu tead, mis kõik see lugu, vaata enne salvestust me rääkisime sinu sünnikaardist ja vaatasime numbreid ja mäletad, mis sul oli hingemissioonis, ma ütlesin ka see number 3. alati kõigepealt sina oled number 1, et kogu elu sa oled arvatavasti olnud see, kes kogu aeg aitab teisi, paneb ennast teise kohale, võib-olla 25. kohale. tähtis, et kõik annad teisele ja vaata, kuidas see elu on sind tegelikult raputanud. ja nüüd sa oled siin, kus sa oled. ma tohin su vanuse ütelda umbes täpselt või? jah. ma ei mäleta täpselt, kas see oli 59 või? jah. ja särav nagu Barbi nukk, ma ütlen. mida? väga hea. on ja on väga hea. ma tahtsingi sellist asja küsida. ma olen kuulnud need, kes siis ratastoolis veedavad väga palju aega, et siis on see toitumine ja kaaluprobleemid, osad võtavad palju juurde ja nii edasi. kuidas sina oled nii heas vormis kogu aeg? ma ei tea. ma ei tea. ma olen teine eluaeg. ma olen selline eluaeg olnud. okei, mingit vastust ma ei saanud, okei. ma ei tea. ma ei tea vastust. ma ei tea kõike. ma söön kõike. ma ei jälgi kaalu. ma ei jälgi kaalu. ma teen hästi palju ma söön hästi palju magusat. kooki, jääti.
kooke, jäätist. Oh-oh. kummi tahan väga, kommi ei taha väga. aga kõike kooke ma olen teinud alati. kooke ja kõike me oleme eluaeg söönud. No sul veab, kuule, mina kui vaatan ainult koogile otsa natuke, võtan väikse lusikatäie, siis on, saad aru, nagu rakett. okei, aga Ja ma kannan 39 ja ma kaalun 39, 40 kilo eluaeg. eluaeg. aga kui sa rase olid, siis sa ikka võtsid juurde. Natuke natuke jah. pojaga on mind kõike rasket pojaga olin kõige raskem. 40 kilo 45 kilo. ja poeg on hiiglane poeg tuli hiiglane. 4 kilo. 4 kilo. jah, ohoh, täitsa pekkis, selline pisikene tüdruk viskab sellise poisi välja. okei, ma kujutan ette, et lapsed on sinust ikka hulga pikemad ka kindlasti, eks ju? natuke jah. natuke jah. sest sa vaatasid praegu kohe ülesse, ma ei tea, kas sa panid ise tähele? vaatasid kohe niimoodi. no lihtne on nii natuke pikke. ise olin natuke pikem. Lihtne. isa oli natuke pikem. okei, siis üks selline küsimus, et kõigepealt ma muidugi soovitan teil kõigil minna vaadata Tiia Järvepold. ei ole. Järvepold. Ja, ei ole Eed. ei ole. Järvpõld. 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 Jah. issand, ma panin puusse. Tiia Järvpõld. Pold. Ja kohta oli lihtne ilma tähtedeta. koduleht on ilma täppideta. ja, no ma panen selle siia video alla kirjeldusse ka, nii et kes nüüd sai aru, kes ei saanud aru, igal juhul ma soovitan teil väga minna ja vaadata, kuidas seal videos saab tegelikult väga hästi teada ja näha seda Tiia elust on võetud mingisuguseid osasid ja ka nõude pesemine, mis oli minu jaoks vapsee selline asi, et oh-oh, et kuidas see võimalik on, siis tegelikult sinu sellised abivahendid, sellised töövahendid on sinu jalad, saan ma õigesti aru? jah. kas siis Minu jalad on minu käe. minu jalad on minu käed. ja ma saan aru, et sa teed ju nende jalgadega siis praktiliselt ka, issand, ma nägin siin natukene eetriväliselt, mis sul on. sa kirjutad lausa, ja, trükid nendega, ja, joonistad. ja. Loin lahtiga. Ma olin lahtiga nägin. ma olen lapsi ka Mähkin. mähkinud. jah, lapsi ka mähkinud jah. jalgadega. 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 Kõike. kõige keerulisem asi. ma ei kujuta ette, minu mõistus ei võta seda. ma arvan, et seda peab nägema. okei, aga siis tead, mis minul on selline huvi, et äkki sa räägid natukene raamatutest selles osas, et sa ütlesid, et sul on eestikeelne ja ingliskeelne raamat. esiteks see, et me natukene rääkisime vaata sellest, et üles kirjutada see unistuste elu oleviku vormis ja sa ütlesid, et sa kirjutad praktiliselt seda järjepidevalt, see on sul juba selline üks elu osa. ja siis sa näitasid raamatut ja kuidas tuli raamatu idee üldse? palun, kas sa saad, Mirjam, näidata raamatut? Teine. Teine aamu. see on minu teine raamat. ahah, Jäi tagakaine. näita tagakaanega. Väga muutub. oot, hoiagi. väga hea moto. Õnne. õnn on olla õnnelik. nii armas see on nii sinulik, ma ütleksin. ja näete inglise keelt. inglise keeles on ka. jah, kas sa oskad inglise keelt?
väga pahasti. väga pahasti. ma olen ära ma olen ära unustanud. kolmanda rohkem. kooliajal sain rohkem. Aga siis nüüd äkki räägid sellest, mida see sisaldab, see raamat? minna väga omandi mõte. minu oma mõtteid. mõtteid. minna omaenda ilma. minu omaenda elu. aga see on kakne loimine. kindel aga seal on kaks asja valesti kirjutatud. naine kindel. ma ise kirjutasin loimine. valesti. ma ei saa kunagi tahan alla. ma ei hüppa kunagi taevast alla. ma olen teinud langeda hüppe. ma olen nüüd teinud langeva rüpa. ahah, issand jumal. teine ma ei hakka kunagi laulma, ja teine asi on, et ma ei hakka kunagi laulma. aga nüüd ma laulan. aga nüüd ma laulan. ahah, ohhoh, no sa oled küll, te tõesti nagu naine, nagu orkester. ma küsiksin, et mida sa teha ei oska näiteks? ausalt, autot remontida. Remontida ei oska, jah? mis jutt see nüüd on? aga kui mul on jaanaga juhindud, ma ei näinud. aga kui mul oleks jalaga juhitav auto, ma hea meelega sõidaksin. ma usuks ka. söögi tegemine ja kõik sellised asjad ka, kas kõik sul õnnestuvad sellega, jalgadega? natuke aega, kui istemik vastutajaga teeme koos. natuke aega, kui isiklik abistaja ka on, siis teeme koos. ja ma olen väga mitmeid tüdrukuid õpetanud kokama. ja ma olen väga mitmeid tüdrukuid õpetanud kukkama. ma olen rohkem tegema. Manna vahtu tegema. ah soo. Te teaksite, kuidas Tiia ise mikserdab manna vahtu jala abil. Ah, ja ma olen õpetanud piirukaid tegema ja mu vanaema õpetas mind pirukaid tegema ja kõike muud ka. ja kõike muud ka. mul on ilge ja vanaema, mul oli ilge tead vanaema. kes ei olnud vatti teinud. kes ei hoidnud mind vati sees. ta lubaski kõike teha. ta lubaski mul kõike teha. toimime kõiki lahti põõsale ja panime köögi vakstu põrandale ja tegime jälle puhtaks ja pesime jalad puhtaks ja jälle tõhkuni pilkad taimad ja mina sõtkusin piruka tainast ja teinad anna jalutjana. tema sõtkus oma laua peal ja nii me tegime koos. nii me koos tegime. ma loen teil jonnisin liimakasti. kui ma vahepeal jonnisin liivakasti ääre peal. ma tajun. vihma saev käes. ei tahtnud tuppa minna. ei tahtnud tuppa minna. teid vanen on
tea, siis vanaema ütles, ise tead, kui ta on haige, kui sa homme haige oled. vahtun enda ise vastutad enda eest ise. ei viinud tuppa. ei viinudki mind tuppa. Mõnin jumala õnnelik, ma olin jumala õnnelik. mis nõnda vihma sajab, keegi nägi. keegi ei ole väljas. Mõnin nii äkki olla mul oli nii äge olla ja ma jäin haige. ja ma ei jäänud haigeks. sa oled selline väike nuustik, ma olen vist juba teist korda ütlen sulle seda. selline väike põikpäine, nii nagu sa ütlesid, lapsepõlves ikkagi kiusasid teisi, tegid üksteist pättusi, kunagi sa kinni ei jäänud, onju. kuidas selline haige laps või niinimetatud onju, sa ütlesidki, et ei, see ju ei tee mitte midagi ja siis ise mõtled, et paras selline krutskõi tüdruk. jaa, aga siis tegelikult see, et kui me enne seda salvestust vaatasime sinu numbreid ja sa tajusid ka seda, et need ametid, mis sul seal ameti kolmnurgas on, siis sul väga hästi tuleb siit ka edukuse koodi keskmine number on number 5. ja pluss veel sul tuli hästi palju informatsiooni selle peale, et sul on ka väga hea tajumise võime, kanaldamise võime ja samuti ka online'is töötamine, mille peale sa ütlesidki, et sul on Youtube'i kanal ja mina veel ütlesin ka, et sul oli see 22 seal, siis sul oli 7 ja 5 ja veel palju huvitavaid numbreid ja sa jah, ehk siis see Youtube, ma olen nii uhke su üle, et ehk siis ma aitäh. kutsun, ole hea, ma kutsun väga aktiivselt kõiki sinna piiluma, sinna, seal on ikkagi Tiia Järv põld, eks ju, selle nime alt leiab ülesse. et lähme ja toetame oma pöidlatega ja kanali tellimisega Tiia tegevust ja mina andsin siis Tiiale Youtuberina mõned väiksed vihjed, et mida peab tegema kohe kindlasti Aamen kirikus. nii sina ka, kui sa nüüd mõtled, et Youtube on väga lihtne, mis siin ikka, teen ühe video ja see on valmis, ei ole niimoodi. 2 videot miinimum nädalas, rohkem võib, on uhkem. nii et mõned oletegi siin hädas, et Merike teeb 3 videot päevas ja mõned päevad on vaikus, nii et vaadake, sõltuvus tekib Youtube'ist, pange tähele, sul pole muud aega, kui ainult olla Youtube'is ehk siis tere tulemast siia Youtube'i maailma. et mina soovin sulle selles Youtube'i maailmas väga palju edu ja järjepidevust ja seal loomulikult ma pole seal käinud veel piilumas, kuna ma täna alles rääkisin sellest Youtube'ist ja ma lähen kindlasti peale meie toimetamist seda vaatama. ja samas, kusjuures ma täitsa avalikult võin seda ka ütelda, seesama video, mis ma nüüd praegu või me teeme siin, selle salvestuse ma saan saata sulle sinna sinu meilile ja sa saad selle sinna ka endale üles laadida. väga hea. väga hea. super luks. ja, aga läheks veel siia, läheks nuusutaks sinu selliseid toimetusi, mida ma sain eetriväliselt teada, et sa ka maalid, sa ütlesid ka seda, et sa maalid ja maalid sa ja, jalgadega, eks ju, ja, jah, ja, jala abil. jala abil. nüüd pikalt. mitte käe abil. ja, ehk siis jalgadega. ja kas sul on näidata, kas see maal ka, mis su selja taga praegu on sinu maalitud? ja, kas teil on veel käepärast seal mingit maali, mida näidata? mul on üks joon. mul on üks joonistus. ja, ja, ma kogenud ju nii palju oma maja. kogemata joonistasin oma maja. ahah, mida ma nii väga tahan. mida ma nii väga tahan. et ma tahan oma kodust ära kolida. et ma tahan oma kodust ära kolida. ma elan kolmandal korrusel, ma elan 3. korrusel. mm. peaaegu 37 aastat. peaaegu 37 aastat juba.
ma olen teinud nii, majas ei ole lifti. aga tegu on lihtne ära ammendan, aga kas see koht on minu jaoks lihtsalt ära ammendunud? kui ma tahan veel kuhugi jõuda, ja kui ma tahan veel kuhugile jõuda, kuhugi kõhkeni kaugele, kuhugi kõrgele, kaugele, oma teeni, oma teele, ma tahan oma maja näginajaga. siis ma tahan oma maja väikese aiaga. Vau, siis tead, mul tekkis kohe selline tunne, et jällegi ma kasutaksin ära seda, et kuidagi meid on siin juba palju. Meid on siin väga palju, kellel nüüd tekkis mingi tunnetus või puudutus. See ei olnud Tiiaga kokku lepitud üldse, mis ma praegu rääkima hakkan. Ja ei tea, mis ei, ma räägin. Siis, kes vähegi tunnetab nüüd, et kuidagi tahab panustada sinna, sest meid on ju palju ja meid vaatab praegu erinev hulk inimesi erinevates kohtades. Et ma panen, issand, mul tulid juukarvad praegu ülesse, sest see täitsa eksprompt lihtsalt tuli see mõte, et kirjutage Tiiale ükskõik mis mõttes või mingit koostööd tahate pakkuda või mingit elamist või ma ei tea, võtke suvilasse viige seiklema, Tiiu. Tiiu on selline, Tiia oled, ma ütlen Tiiu sulle juba mitu korda. ja, et Tiia on selline lõuapoolik, et me siin ragistasime naerda natuke eetriväliselt juba mitmeid kordi. et kellel vähegi mingisuguseid mõtteid või ideid tuleb, siis ma arvan, Tiia, et sinuga võib olla ühenduses, eks ju? ja ma olen õnnelik tekkinud hea meelega teeks kellelegi veel vestlusõhtu nendega. või mida iganes. Ma olen teinud juba näitaja. ma olen teinud näitusi juba üle 100. Äkki keegi välismaale ka. äkki keegi tahab välismaale ka näitust? Ei, ma olen väga avatud. ma olen väga avatud. näitust siis selles suhtes, et oma maalidega siis näitust jah, mm. -hmm. see, kui palju sul maale on, sest praegu me nägime ainult ühte ja see teine, mis sul on seal taga. kas Mirjam, sa saaksid veel mingisugust maali näidata, on teil seal kuskil? ma näitan oma kõike ja siis meil oli, niikaua kui Mirjam nüüd läks otsima sinna maali, siis tegelikult oli meil eetriväliselt juttu, et Tiia teeb ka tellimustööna. ehk siis see, mida ma ütlen, siis Tiia väga kärmesti vastas meilidele, et vahepeal, kes kummi venitas, olin mina ja siis ma vabandasin ka Tiia ees, et sorry, sorry, sorry. ja, aga Tiia kirjutab väga kärmesti kuidagi vastu, ma ei tea, kas sul on see arvuti on kogu aeg varvasti all või? jah. nägite? ma arvasin seda, sest sõrmede vahel sa teda ju ei hoia. et aga vau, kes see on, kas saad kaugemale natukene panna sealt kaamerast, sinna Tiia näo poole rohkem? ja, nüüd näen, see on päris suur. ja nende kõike See on kõrge. meeter on kõrge. ja, kohta on nende nägu. kas oleme ühte nägu? meenutas küll, käte järgi tundsin ära. käed ei olnud rusikas. aga just nende aga juuksed on valet värvi. ja selles suhtes, et näo järgi küll ei näinud, seepärast et sina oled lõbusam kui see, kes maali peal on. jah, tema on tegelikult naine. see maal on tegelikult naine, mitte Tiia. ta on naine, mitte Tiia. jah, naine, naine. maali nimi on naine. Maali nimi on naine, nüüd ma saan aru.
jah. jah, väga vinge. Nagu mina aru sain, siis see koht, kus mina nägin, sa käisid Carmen Brissoni korraldatud äh, sellel üritusel. mis selle ürituse nimi oli? Tuntenna näkkeide. suur seminar naistele. Aga meil tekib oma kursustega eksami aga meie tegime veel oma kursusega eksami. ja eksam ning jagapäev eksam oligi lava peal, lavakõnega lavakõnega. ja võimalik professionaalne lavakõneleja. ja nüüd ma olen professionaalne lavakõneleja. Nii ma võin tundega kõnelema, nii et ma võin tulla ka kõnelema, kui kõne. kuhu iganes. ehk siis nüüd nagu ma aru saan, nii nagu Mirjam on praegu sinul abiline, siis sa Mirjamiga koos käisid seal ka siis laval. ei, mõni teine abiga mul oli teine abistaja, Anna. Hanna. mõni kaks head tõlki. mul on 2 head tõlki. väga hea. ehk siis siit teile jälle, kes te olete mõelnud, et näiteks tunnete seda väga tugevat sidet, et Tiia võiks tulla ka sinu podcast'i esinema, enda lugu jagama, sellepärast et igaüks ju jällegi näeb sinus mingit oma asja ja küsib sinult omamoodi. mina kaevasin sind sinna numeroloogia maailmas ja sukeldusin sinna sinu maailma. et siis kirjutage otse Tiiale, Tiia kontaktid tulevad siia video alla. aga ma küsin veel seesama maal, mis nüüd oli see ka kõrge, et sa ju maalid varvastega, jah, siis kuidas sa liigud seal, kuidas sa liigutad seda maali? jalga liigutan. jalga liigutan. Teine nooniga oligi jalg. selle maaliga oligi jalg taevas. ja peidega. päriselt ka. ehk siis maal on ise nagu püsti ja siis jah, sa tõstadki seda jalga, jah. täitsa uskumatu, väga huvitav. Teda konkreetselt ma tegin aasta aega. seda konkreetset maali tegin aasta aega. ma kujutan ette, see on ju nii suur töö kuidagi. Mhm. kas sul on maalinäitused olnud juba kuskil, sa ütlesid ka enne? Teiste on 107 näitust on olnud. 70. ei no täitsa pekkis lihtsalt. kuule, naine, mina ei saa aru, kes sa oled. päriselt. ja Tiia oled lihtsalt ja saad aru, mul hakkab siin praegu, sa ajad mind nutma. päriselt ajad mind nutma selles suhtes, et nagu kui ma hakkangi nutma, siis ma hakkan, no läheb vaikselt punaseks, selles suhtes, et kas te saate aru nüüd praegu, Tiia, sina ole lihtsalt õnnelik seal praegu, niikaua kui ma ajan tugevat juttu. päriselt ka pisar tuleb lihtsalt. meie, kes me mõtleme siin nii palju põhjuseid, miks me ei suuda teha seda. Vittu, ma pean panema pausile, sest ma hakkan päriselt nutma praegu, ma pole selleks valmistunud. mina kaasa arvatud, kui palju me oleme tegelikult jätnud tegemata sellepärast, et mida teised arvavad või ma ei suuda või ma ei oska või ma ei taha. vaadake, mida Tiia teeb. ja see, et Tiia mulle kirjutas, see ei olnud ka kindlasti juhus. ma ei olnud tüdrukut ka arvestanud sellega, et ma hakkan nutma, ma väga harva, kui ma nutan avalikult. päriselt. kui palju ma olen endale valetanud, kui palju ma olen pikalt edasi venitanud, et mitte teha neid asju. ja sina teed täpselt sellisena, nagu sa oled ja sa alati oled nina püsti, pea kuklas, oled vihma käes, tuppa ei lähe 04-ks, ma lihtsalt tulen ja naudin vaikust. kes sa oled selline? head mõtted. äkki on nii tähekeel. äkki ma olen täheseeme. sa oledki täheseeme. kas sa mäletad seda, mis ma vaatasin selles ameti kolmnurgas, sul oli 17 seal ja siis ma ütlesin, et sul peab olema oma bränd.
oma bränd tähendab, et oma toode, oma selline ettevõte, oma selline täheke ja see tähekene ongi Tiia Järv Põld. Mhm. ja sa oled selle nagu väga edukalt edasi viinud. et ma lihtsalt, mul ei ole sõnu. Teie, kes te praegu kuulate, kommenteerige palun siia ja kui te näete seda videot nüüd Tiia kanalil Youtube'is ka, palun ka kommenteerige siia, mis tundeid see tekitab. see, et kui Tiia vaatamata sellele kõik, mis tal on 3 last, tal on lapselapsed ja ta kogu aeg toimetab, ta naeratab, viskab nalja enda üle, irvitab enda üle ja ta tuleb alati sujuvalt igast asjast välja. No vaadake, mis kõik kõkutajad on. eetriväliselt kõkutasime peaaegu 50 minutit siin kahekesi, kolmekesi õigemini. et Äh, see on et, uskumatu. et minna ka lükkan ahju eestlane eks mina ka lükkan asju edasi. väga palju, väga palju. aga tegema ükskord vihastan hindane. siis ma ükskord vihastan end tegema teengi. ja siis ma teengi ära. ma vihanen väga harva, ma vihastan väga harva. aga jah, ma olen lihtsalt inimene. ma olen lihtsalt üks inimene. Inimene kõik lubanud. kellel on kõik lubatud. ma mõtlesin nii emotsionaalseks lihtsalt, et ma pean siin vahepeal koguma ennast, siis vaadake see, kui nüüd Tiia ütleski, et ta ka vahepeal laiskleb ja ei viitsi ja peab ennast tagant lükkama ja siis vihastab, võtab kätte, siis vaadake, see ongi, Tiial on oma sünniaasta lõpus on 7 ja see 7 viitabki sellele, et teie ka, kellel nüüd on aasta lõpus 7, viitab sellele, et sa oled üldjuhul hästi selline kiire, kiire taibuga, kiirete liigutustega, kõik muud asjad, aga 7 tähendab ka totaalset laiskust ja kui see kumm hakkab ikka venima, siis ta venib päris toredalt. ja seal on see ka hästi mõnus selline sõjakas energia, et sa võtad kätte, sa teed ära ja see on tehtud, sa jõuad 5 mindiga tehtud kõik mingi 5 aasta projektid ära. täpselt nii. täpselt nii. vot, saite kuule, kui ma nüüd ei eksi, ma arvan mitte ei arva, et kui ma nüüd ei eksi, siis sul olid ka mingid kruusid, mida sa värvisid või maalisid, olid niimoodi või? ma nägin videos kuskil või ma mõtlesin välja selle äkki? ei, mõtlesin välja, sa ei ole. veel ei ole. aga äkki te mängite häälitengutena kohvinte äkki sa nägid videot, kuidas ma kohvi teen ja ka. jalaga? ma nägin videot, kuidas sa tegelikult kohvitassi pesid. ma ja, arvan, et mul ja jäi sealt meelde see, et ma ise arvasin, et sa maalid midagi sinna peale. veini oli maailm, veel ei. aga mul on kõmmitatud kõik. aga mul on soovitatud küll. ma olen teinud targu, ma olen selle praegu ära unustanud. aga aitäh, aitäh sulle, et sa meelde tuletasid. ja meil on kuidagi nii tugev tunne, saad aru, järelikult oli vaja. teine ka järelikult peab selle ka ära tegema. järelikult. võib-olla keegi teie seast praegu mõtles selle peale, et tahaksid võib-olla kohvitassi, kus oleks Tiia mingisugune teos. või siis see, nagu ma aru sain, tegelikult meil oli ka see mõte või sa oledki teostanud inimeste enda unistusi, kui keegi mõtleb mingi maali peale, siis Tiia on valmis võtma ja arutama seda selle meili teel. ja ma sain aru seda, et sul on meili teel lihtsam suhelda, on ju? või ei ole vahet, kuidas sinuga suhelda, Whatsappis, ei Messengeris? ole, kui on julge inimene enda endaga. ei ole vahet, et kui on julge inimene, siis ta helistab ka. jaa, no okei, siis on eriti lihtne. aga ma olen mõned külmkappi nahkmüüri
kahvamagnetid. mul on mõned külmkapimagnetid ka oma maalidest tehtud. kohe näitan. kohe näitan. jah, jah, ma mõtlen oma näinud. ahah, sa oled lasknud siis teha sellised magnetid? ja väga lahe. ma olen kinni. see on kivi peale tehtud. ma seda arvasingi just. Tega puhtükid peani. see klaver on puutüki peale maalitud. ei, kõik on võimalik. kõik on võimalik. absoluutselt, ma saangi sellest aru, et kõik on võimalik. põrratu. ma olen puhta kihti peani pandud. ja üks maal on mul pusakleidi peale pandud. jah, ei, kõik kihti tahaksid panna. kui keegi tahab, siis paneme äri püsti. ahah, okei, ehk siis põhimõtteliselt siis saab sinuga koostööd teha ükskõik mis mõttes või kellelgi mingisugune idee tuleb. samamoodi, mõtle kui kihvt. mul tekkis juba selline mõte, aga et kellelgi nüüd, kui tekkis selline nagu idee, et Tiiale esitada see väljakutse, et teha mingisugune maal või maalisari, siis Tiia võib selle valmis teha. Te ise koostöös siis lepite kokku, võib teha ka siis täitsa riietuste peale või mingisuguse sellise sarja. ja samamoodi ka teha siis Youtube'i video, et see on Tiia poolt tehtud ja kuidas see koostöö on üles ehitatud ja ta, juba mingisugune oma lugu lausa vaata sinna. jah, samamoodi, miks mitte Tiia nüüd teha ka ise see lugu. Mirjam on sul seal abiliseks või kes sul on veel seal abiline, kes sul satub siis sel päeval seal olema. lihtsalt telefon ülesse ja hakati filmima neid asju ja toimetusi sinna ülesse. täpselt nii. täpselt nii. ei, ma olen tegenud kahekümne kuue aastaga on täitsa 22 õpetajat. mul on tegelikult 26 aasta jooksul olnud 128 abistajat. et kõik ei jää. kõik ei jää. kõik mõni vähem aega, mõni mõni on vähem aega, mõni on rohkem aega. Wow. ma ei vaja 24. ma ei vaja abi 24/7. Mirjam, sina oled ju 7 aastat olnud. jah. okei, ja ma sain aru, et sa otsisid Tiia ju endale veel abilist, aga sul on nüüd juba väga pikk nimekiri seal, kes soovivad tulla. praegu jah, aga mõnikord ei ole kedagi, kes pakub. praegu jah, aga mõnikord ei ole kedagi, kes pakub. ja mõni jääb väga äkki ära, on auk. mõni läheb väga äkki ära, siis on auk sees. Mulle ei meeldi. see mulle ei meeldi. ma saangi aru, et sa ikkagi vajad kuidagi abi, on ju, sa ütlesid mitte 24/7. kas me võime siin ka selle väljakutse esitada või üleskutse esitada, et saab ikkagi kandideerida ka keegi, kui soovib abistajaks, et kirjutada sulle? jaa. sest sa tegelikult teed ju intervjuu, nagu ma saan aru. me rääkisime veel, kusjuures ma küll viskasin natuke nalja, et nagu tööandja, kes hakkab intervjuud tegema, aga Tiia ütleski, et sa oled tööandjana olnud ka ju 26 aastat, eks ju? ja teine ametnikuna on kohtunud päeval.
teine asi on see, et ametlikult oleks mul 6 tundi päevas, mitte rohkem, mitte rohkem. aga ma enne, ma ikka 24 tundi ööpäevas. aga ma elan ja hingan ju 24/7, Jaa. 24 tundi ööpäevas. Meie tohtinud teen neid aga meie sotsiaalsüsteem ei saa sellest aru. kõige lihtsam on panna mingisugune hooldekodu, kõige lihtsam on panna minusugune hooldekodusse. kus no ei näe kõik ainult ka kus ma ei elaks ega sureks ka. täiesti ka päriselt ka. et see on päris valus küsimus. väga palju teeme, väga paljudele. kes vajavad abistajat. kes vajavad isiklikku abistajat. mitte hooldajat. Eesti Vabariik nende nimi on Eesti Vabariik mõtleb, et neil ei ole raha. anda et anda rohkem. abistajatele. anda rohkem abistajatele. Ma olengi omaenda poole ära. siis ma olengi omaenda rahaga poole ära maksnud. et üleüldse elada saab. mitte ellu jääb. ma tahan lihtsalt elada. mitte ellu jääda. see on kaks ise asja. Tiia, ma varsti pean ära lõpetama, seepärast et mul tuleb teine sats pisaraid peale praegu. täitsa pekkis. see on hea, et lubad. mu mamma ütles alati, et nuta lapseke. mul ütles ka, ma mäletan, kas ema või vanaema, et nuta, siis pissid vähem. jah. mul on tegelikult 2 ema. heal lapsel on ikka 2 ema. 2 ema, siis sinu enda füüsiline ema ja siis, kes see siis teine on? temaga käisin kooli ajal kõik koolis. ma olingi talle 4. laps. olen siiamaani. ta on päriselt ka ema mulle. keda ma kutsun mammaks. ta ütles mulle kunagi ammu. et minust saab tema järglane. mulle tundub, et ma olengi saanud tema järglaseks. lapsed hoiavad mind ja minu koduuks on alati lahti.
midagi külmkapist ikka leiame midagi ja. nagu mamma, noh. nagu mamma on. sa oled ikka küll nii suure südamega, et no jälle ma tahan sulle ütelda seda, mitte sulle, aga kogu rahvale, kes siin on, sest ma tean, et siin ei ole ainult eestlasi, siin on ka Soomes elavaid eestlasi, Austraalias, Itaalias, ma ei tea, tegelikult kusjuures kirjutage siia alla, kust riigist te vaatate, oleks ju Tiia põnev vaadata, eks ju, kommentaare. Jaa, ja sellepärast, et jaa, nüüd, kui Tiia paneb selle videoga sinna oma kanalile Youtube'i, hüppame kõik sinna teda jeesama ja samas ka see, et kommenteerige ka sinna video alla, ehk siis siia kommentaaridesse, kust riigist sa vaatad praegu seda videot. mul tekkis siin väga tugev selline tunne, tead, see on nagu see, kuidas selle kohta üteldakse, jõulude alla tehakse ju vaata neid igasuguseid saateid. jah, et siis mõtlesin seda, et kui nüüd kellelgi tekkis siin väga suur soov sind aidata, võib-olla vabatahtlikuna, võib-olla ka rahaliselt õlg alla panna, et kas ka selliste juttudega saaks sinu poole pöörduda, sinna meili peale kirjutada sulle. saab ikka, saab ikka. ja sul on ka koduleheküljel ju tegelikult kõik rekvisiidid olemas, on ju. jaa, jah, sest ma mäletan, et ma käisin seal ka piilumas neid, sul on väga hea koduleht, kes selle tegi? jah, mina. kuigi minu domeeni andnud hea nende rahvas kuigi minu domeeni toetab üks hea meesterahvas, ikka ma nüüd kes ka maalib. ma ei teadnud nii äkki, ma nüüd ma ei teadnudki, et tal on nii ägedad maalid. hakkan tegema. jah, ta on Markus. ma kirjutan teie Anja. ma kirjutan siia alla, kes ta on. hästi, teeme nii. kas ma võin Mirjami käest ka küsida küsimusi või? jah. Tiia, sina lihtsalt kuulad praegu. jah, ei sega vahele. ei, sina oled Tiia abiline olnud nüüd 7 aastat, sa ütlesid, jah? just. kuidas on elu Tiiaga? väga põnev ja vaheldusrikas. nalja saab ikka, jah? ikka saab. sest mul jäi vähemalt selline mulje nüüd, kui me rääkisime teiega juttu siin mingi 50 minutit, siis ikka nalja sai nii, et itsitasime ja tulid rõõmupisarad. et mul on isiklik küsimus ka selles suhtes, et kas sina oled ka käinud Tiiaga temal mingitel näitustel ja kõik selliseid asju kaasa elanud, kas oled aidanud maali hoida või milline see sinu ülesanne üldse on, see 7 aasta sisse mahub ju väga palju. ikka olen vahel, kuigi ma praegu olen rohkem nagu selline nii-öelda kodune abistaja, siis ikka olen vahel näitustel ja muudel sündmustel ka olnud vahel abiks. aga kui nüüd see abiline, kes selle video kaudu näiteks mõtleb, et ta tahaks tulla abistajaks, mida sa sellele abistajale ütleksid? et tulgu julgelt, et see on väga selline põnev ja vaheldusrikas ja saab uusi kogemusi ja avardab silmi ja. vot, saite nüüd, seda tahtsingi teada Mirjami käest. Tiia võib-olla uusi tutvusi. uusi tutvusi ka täpselt samamoodi saab minuga näiteks vaata kokku, muidu poleks saanudki. niimoodi, sest ma ütlesin Mirjamile, et davai, davai, tule vaatame sinu sünnikaardi ka kohe läbi. et kõike sai vaadatud siin. teate, tüdrukud, mina arvan niimoodi, et paneme selle butiigi kinni selles suhtes, et see oli ülivinge kohtumine ja ma ütleksin nii, et isegi eetriväline, see, mis oli enne seda, kui me salvestama panime, nii nagu ma ütlesingi, peaaegu 50 minutit me siin juba jahvatasime, et oli nii mega huvitav. ja seetõttu ma ütleksingi teile kõigile, kes te soovite Tiiaga rohkem tuttavaks saada, minge piiluge sinna kodulehekülje peale. teeme kõik selle suure liigutuse ja lähme Tiia Youtube'i kanalit toetama. juba ainuüksi see, et pöial sinna alla panna. ma ütlen nii palju, kui ma arendan
ma ütlen ainult nii palju, et kui ma alustasin Youtube'iga Youtube'iga, siis ma üldse ei julgenud videot teha. siis ma üldse ei julgenud videosid teha. Mulle ei meeldinud minna oma mulle ei meeldinud minu oma ma hääl. ei tahtnud ise ma ei saanud ise ka aru, mis ma räägin. aga nüüd ma olen iga päev ka julge aga nüüd ma olen iga päevaga julgem. ka laulmine aitab kaasa. ka laulmine aitab kaasa. et Youtube'i näide, kui ma laulen ka Youtube'is näete, kuidas ma laulan ka. kõige ägedam on Unustuse jõed koos Herman Kolamiga, kes on ka lauluõpetaja. kes on ka minu lauluõpetaja. minge laulake. minge vaadake. kusjuures mul tekkiski mõte, et me paneme ka selle lingi arvatavasti siia kirjeldustesse juba kohe alla, sellepärast et siis on hea minna ja klikkida. Ja fantastiline, ma olen ise hästi põnevil juba, et siis, kui me sind selle lahkumise teeme, et siis ma hüppan kohe sinna, sellepärast et vaadake, see kanali tellimine ei võta teilt mitte kellelgi nagu üleliigse liigutuse selles osas, et sa lihtsalt klikid sinna peale ja sellega sa saad tulevikus Tiia videoid ja see, et Tiia seda julgeb teha ja nii nagu mina ju väga paljudele ütlen ka, kellel on vähegi kirjutatud ameti kolmnurka, nii nagu Tiialgi oli, see number 7 seal, number 22 ja kõik muud asjad, need ütlevad, et sa pead, mitte Merike ei öelnud nii, aga numeroloogia ütleb niimoodi. ja kui Tiia sai sellega hakkama, siis ütle mulle siia üks põhjus, miks sina ei tee. Ah, mitte sina, Tiia. mina kartsin ka, minu esimesed videod, kui olid, siis ma üldse näoga ei olnud ja siis ma vihkasin oma häält. ja kui Tiia viskab ka nalja, ütleb, et ta ei saanud mitte üldse aru, mida ta rääkis, siis ütle üks töö, miks sina ei tee, kes sa praegu mõtled. oma ma küsisin oma abistajalt, et mis ma ütlen. ma ei saanud aru. ehk siis sa vajasid tõlki oma Youtube'i kanali tõlgendamiseks. ja arusaadav, no mis sa teed, no mis sa teed. aga no põhimõtteliselt me lähme vaatame sinna, ma tahtsin küsida midagi veel Youtube'i kohta, aga tegelikult ma ei hakka midagi küsima, lähme ja vaatame parem, kuidas sa seal toimetad. ja hoian igal juhul sulle igati pöialt ja minust tuleb sinu üks kanali tellijatest kohe kindlasti. vot, aga egas midagi, aitäh, kallid naised. aitäh, et olete olemas, aitäh, Mirjam, et sa oled olemas, seepärast et ilma sinuta me poleks ka praegu siin ja aitäh, Tiia. ilma sinuta ei oleks Mirjamit siin. ja ilma sinuta ei oleks ka mina praegu koos teiega, nii et suur austus. ja tahad sa ütelda meile kõigile veel midagi? Tiia. aitäh kõigile, kes vaatasid aitäh teile kõigile, kes vaatasite. ja võimalik on teeme kohtume. võimalik on see, et me veel kohtume. teeme rääkimine väga vähe. täna me rääkisime ikka väga-väga vähe. Meiega ma kõik olen teinud. millega ma kõigega ma tegelen. vot ja see, et vähe rääkisime, siis see kutsub meid kõiki praegu minema su koduleheküljele. see kõik kutsub meid minema Youtube'i kanalile ja kes tahab veel rohkem Tiiaga tuttavaks saada, siis kirjutab Tiiale, kas oota, Messenger on sul ka või? ja Facebooki. ja Facebookis. huvitav, et meil seal sõbrad sinuga ei ole. mis värk sellega? aga ma panin. aga ma panin. sina panid mind sõbraks või? ja.
miks me seal ei aga kirjuta? Facebook vahel jamab. aga Facebook vahel jamab. no see on mingi huvitav jama, äkki ei levi välja siia Soome poole praegu, jah, sest meie aga kirjutasime, ma me, olen Indrega minka. aga ma olen Instagramis ka. vau, nägite, vot saite. nüüd on selline lugu, et ma panen kõik andmed siia alla, siia video alla. nii et te leiate kõikvõimalikud kanalid, kuidas Tiiaga vestelda. vot, mina tänan sind. Indrega on need tippu. Instagramis olen ma Tiia Tibu. nii ma ei oleks küll selle peale tulnud. Tiia Tibu, jah, vahi, vot selline naine. ta näeb nagu barbinukk välja, ma ütlen, ise on varsti 60, aga selline barbi. munden buken olen pakkunud nime. Tiia oli muide mu ema ja papa pulmanuku nimi. ahah, Ennen panin mõni omaenda pulmanuku nime. Nad panid mulle omaenda pulmanuku nime. järelikult see oli nii südamelähedane, Ja, nii armas. ja ma tean, mida tähendab ka ja ma tean, mis see tähendab ka. kingitus Jumala. kingitus Jumalalt. Tiia nimi. Jah, teen kiika kinni tunnetad. see on kreeka keelest tuletatud. no vot siis teie, kallikesed, kes te kuulate praegu ja teil on ka nimeks Tiia, võiksite ka seal kommenteerida, et kas te Jah. teadsite seda või mitte. jah, väga huvitav. kuule, Tiia, mul on tegelikult üks selline küsimus, mida me vist ei puudutanud. on see, et kui nüüd keegi on samas olukorras nagu sina, et näiteks ei tea, kust nagu alustada. ütleme niinimetatud on puudega, ükskõik mis puue tal nüüd ka ei oleks. kas sa jagad oma mingisuguseid näpunäiteid, kust alustada, mida teha, ka sellise abi puhul, kas sa oled ikka, nõus aitama? ikka. ja, ehk siis kõike lihtne, aga oma elu. kõige lihtsam, et hakka oma elu elama. puhuja. puue ei loe. ma ei imesta, et sa ütled seda. sellel tüdrukul pole midagi viga, nagu te näete ja suuvärk töötab nagu kellavärk. vot on tüdruk. mulle väga meeldis see üks lause, mille peale mul väike tönn hakkas silmadesse tulema. kuidas sa ütlesid seda, et ma tahan elada, mitte vegeteerida või kuidas see lause oli? mitte ellu jääda. just, ma tahan elada, mitte ellu jääda. see oli nagu see oli väga hästi öeldud. ma ei tea, miks ma sellele reageerin. elada, mitte ellu jääda, nagu tönn tahab ninna tulla, nagu saad aru, nutma ajab see asi, sellepärast et ma täitsa, ma ei saa aru. selles suhtes mitte ma ei saa aru, ma praegu hakkan tututama, ma pean vist pausile panema või ära lõpetama. see tekitab must tundeid millegipärast. väga tugevaid tundeid. ja teate, suured tänud teile, kallid naised. ja mis siis ikka, me kohtume peagi arvatavasti kuskil, kui mitte siin, siis unenägudes. ja seda ma teile ütlen kindlasti, et Tiia ei ole lihtsate killast, sellepärast et Tiia sünnikaart sisaldab väga huvitavaid numbreid. ja Tiiale ma ütlesin veel ka, kui ma vaatasin ta ametikolmnurka, siis et talle sobib ka väga hästi ka internetikonsultatsioon ja üleüldse selline kogemusnõustaja ja juhendaja ja kõik muud ametid. et Tiia, kui ma õigesti mäletan, siis sa veel ütlesid, et sa oled mõelnud selle peale, on ju? ehk siis hoidke palun silmad lahti ja mina kaasa arvatud, et kui Tiia ükskord jõuab nii kaugele, et aretab ka mingisugused teenused välja, et sa kindlasti annad nendest teada nii oma Youtube'is kui ka kodulehel, sellepärast et kõik numbrid viitavad sinna, et kas sa tahad või sa ei taha, aga sa hakkad seda tegema.
ma unustasin öelda, unustasin öelda. mida ma tegin, kui ülikooli õppisin. Mida ma tegelikult ülikoolis õppisin. Teen psühholoogia See psühholoogia. ja ma olen õppinud ka psühholoogia Ja ma olen õppinud ka psühhodraamat. ja kõike Ja igasugu universumi asju. mul on väga hea kompott. Nii et mul on väga hea kompott. jaa, aga siis tead, mis, nüüd sul on see koht, minu meelest sul ei olnud see teenustes üldse üleval seal, eks ju? Ei, ma ei, võin julgenud ametlikult teha. Ei, ma ei ole veel julgenud ametlikult teha. Ma olen kogu aeg kõiki nõudnud. Ma olen kogu aeg kõiki nõustanud ilma rahata. Nüüd on kõik aeg. Nüüd oleks äkki aeg. vaata, selle kohta. tead sa sellist naist nagu Maia kaateväljadega? Ja, vot tead, nii, Tean. soovitan minna tema juurde. sul on tema kontaktid või? ei ole. Minul on, ma olen tema juures käinud. nägid? Väga äge naine. mina käisin ka tema juures ja Ma tema, nägin. nägid? ja tead, mis tema ütles minule? ühtegi tasuta teenust ei tohi osutada, eriti kui sa oled vaimsel teekonnal. kas või tass kohvi, kas või lõunasöök, aga teenus teenuse vastu. ja sellepärast, et sellega sa tõmbad endale karmat ligi, selle teise inimese probleemid jäävad sinule, see peab olema kuidagi tasakaalus. tuleb kasvõi kõplab sul, saad aru, kui sul on põld. minu juures Raiamaa. nägid, välja mõtlesime, kui raha ei julge küsida, siis tõmbad kokku sinna, ütled, et kuule, 15 kartulivagu olgu kõblatud. vot, et mõtle selle peale, sellepärast et kasvõi on selle teenuse hind seal midagi 5 eurot, 10 eurot, 15 eurot, midagi peab olema, aga kui midagi peab tegema, teie ka, kes te nüüd kuulate, mõtlete, et oh, mis nüüd mina, ma olen siin kogu aeg tasuta teinud. vot seda ütles mulle Maia Kaate välja taga. ütles mulle, et tüdruk, kui te nägite videos, kuidas ta surus mind kogu aeg siia õlga ja, ja peale seda salvestust ta veel surus veel sügavamale ja ütles, et vot sellepärast on sul need asjad, et sa teed liiga palju tasuta tööd. vot, saite, sina, Tiia, täpselt samamoodi. vot niimoodi, nüüd ma ütlesin kõik ära, näed, läksin sama agressiivseks, aktiivseks, nagu ma olin enne salvestust. mäletate, kuidas ma olin nagu tuuleveski, nüüd vahepeal sai 2 korda silmad märjaks ja, aga ma olen tänulik selle üle, kallis Tiia ja aitäh, kallis Mirjam. Ja, palun. aga tšau-tšau ja kohtumisteni siis kas või unenägudes. Tšau. lahe oled.